Kindlasti on paljud teist Vikipeedia artikleid lugenud ja sealseid pilte vaadanud. Kui paljud teist on aga ise Vikipeediasse kirjutanud või sinna pildi üles pannud? Miks peaksime eestikeelset Vikipeediat täiendama? Ingliskeelsest Vikipeediast saame ju kogu info kätte. Keele jätkusuutlikkuse jaoks peab 21. sajandil olema omakeelne veebientsüklopeedia. Tänu sellele saame uusi eestikeelseid sõnu luua ja neid internetis levitada. Paberentsüklopeediaid ei kasuta enam keegi. Eestikeelne Vikipeedia loodi 2002. aastal ja see on suurim Vikipeedia keeleversioon Baltikumis. Eestikeelse Vikipeedia külastatuim artikkel on Eesti. Külastatuim Vikipeedia leht on Esileht. Esilehelt saame infot näiteks selle kohta, kui palju artikleid on eestikeelses Vikipeedias. Huvitavaid fakte eestikeelse Vikipeedia kohta leiab loomulikult artiklist Eestikeelne Vikipeedia. Kui ise Vikipeediat kasutama hakkate, siis võiks luua konto. Aga väiksemaid muudatusi saab teha ka sisse logimata. Vikipeedia on ühislooming ja seda võib muuta igaüks. Vikipeediat saab ka täiendada igaüks ja viimased muudatused on kõigile näha. Vikipeedias tegutsevad töökad moderaatorid, kes hoiavad viimastel muudatustel kogu aeg silma peal. Kindlasti olete ise koolis referaadi kirjutanud, materjale otsinud, neid refereerinud, kasutatud kirjanduse otsinud ja viidanud. Siis loebki õpetaja teie referaadi läbi. Paneb hinde ja paneb referaadi enda sahtlisse. Referaadi sahtlisse unustamise asemel võiks saada sellest Vikipeedia artikkel, mida loevad ja täiendavad kõik. Referaat on meil ju olemas. Loome sama pealkirjaga Vikipeedia artikli. Üks võimalus on otsida siit Otsi Vikipeediast ja kirjutada siia loodava artikli pealkiri. Siis jõuame sama artikli juurde, kui artikkel on Vikipeedias juba olemas, või alusta lehekülge ja loodava artikli pealkiri. Tundub, et sellist artiklit Vikipeedias veel pole. Vajutame siia peale. Mõnel juhul on loodav artikkel Vikipeedias juba olemas. Näiteks kui me otsime Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, saame teada, et Vikipeedias on selline artikkel juba olemas. Ja selle täiendamiseks peame vajutama Muuda. Nüüd saame artikli sisse kirjutada. Artikli pealkiri artikli alguses peab olema paksus kirjas. Selle jaoks valime siit teksti stiil, rasvane kiri ja kirjutame artikli pealkirja veel kord. Heas artiklis on hea definitsioon. Üks lause, mis võtab artikli teema kokku. Vaatame teisi samasisulisi artikleid, millised on nende definitsioonid. Mina võin vaadata näiteks mõnd instituudi artiklit. Kui kirjutate isikuartikli, siis vaadake, kuidas isikute artiklid algavad. Isikuartikkel algab isiku nime ja sulgudes tema sünniaja ning kohaga. Mõttekriipsu järel on surnud isikute puhul ka surmaaeg ja koht. Täpselt niiviisi peab kõik isikuartikli algused vormistama. Definitsiooni sain ma oma referaadist kopeerida. Sissejuhatavas lõigus võib olla veel mõni lause. Kõik laused peavad olema refereeritud ehk oma sõnadega ümber kirjutatud. Ühtegi internetist otse võetud või algallikast kopeeritud lauset artiklis kasutada ei tohi. Just nagu referaadis on peatükid, on ka Vikipeedia artiklis peatükid. Kopeerime kogu artikli kuni kasutatud kirjanduseni.
pealkirja jaoks valime, kuhu tahame pealkirja luua, aktiveerime lõik ja pealkiri. Mõnel artiklil võivad olla ka alampealkirjad. Iga alampealkirja all peab olema teksti ja iga lause puhul peab olema aru saada, kust see pärineb. Autori enda välja mõeldud lauseid artiklisse ei kirjutata. Igas lõigus peab olema vähemalt üks viide. Viidete jaoks looge eraldi peatükk kõige lõppu. Viited, mitte kasutatud kirjandus või kirjandus, vaid Vikipeedias just nimelt viited. Pealkiri. Viidete loomiseks valime kursoriga koha, kuhu tahame viite lisada. Kui valime siit viide, käsitsi ja lihtviide, siis võime kopeerida viite sellisena, nagu ta oli meil ka referaadis. Lisa ja kui pärast vajutame avalda lehekülg, siis on viide ka viimases peatükis näha. Iga allikas ei pruugi olla usaldusväärne. Veel parem, kui kasutate lisaks veebilehekülgedele ka artikleid ja raamatuid. Näiteks võime teha raamatu viite. Viide ja raamatu viide. Need lüngad täidame raamatu järgi. Otsime info, mis me raamatust saame. Mis on raamatu pealkiri? Eesti teaduse biograafiline leksikon. See on kohustuslik lünk, kuid me saame siit veel infot. Näiteks selle kohta, kes on raamatu koostanud. Teadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühendus. Raamatu ilmumise aasta ja kirjastuse info saame siit samuti. Eesti entsüklopeedia kirjastus, ilmumiskoht, Tallinn ja ilmumisaasta on siin väikselt 2000. Mis leheküljelt vajaliku info saime? Lisame ka selle. Mida täpsem olla, seda parem. Sellist täidetud lünkadega raamatuviidet on taas näha siis, kui vajutame pärast avalda lehekülg. Kui viide on juba olemas ja tahame sama viidet uuesti kasutada, näiteks siin, siis valime viide, korduv ja tekib meie loodud viidete loetelu. Niiviisi sünnib Vikipeedia algallikatest ja on ise referaat. Seega ei tohi Vikipeediale viidata. Vikipeedia artikli juurde käivad ka lingid teistele eestikeelsetele Vikipeedia artiklitele. Linkima peaks kõiki uusi mõisteid esimesel mainimiskorral, olgu nad konkreetsemad või üldisemad. Vajutate siit lingi lisamine ja Vikipeedia pakub ise juba olemasolevat artiklit. Linkida tuleb kõik aastaarvud. Samamoodi tuleb linkida kõik inimese nimed. Isegi kui sellist artiklit pole veel loodud, siis link muutub punaseks, aga kui artikkel luuakse, muutub link automaatselt aktiivseks. Suvalisi internetist leitud pilte ei tohi kasutada. Saame vaadata, kas Vikipeedia pildipangas on meie teemaga sobivaid pilte olemas. Selleks vajutame lisa, pildid ja muud failid. Ning võime otsida näiteks praegust Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituudi asukohta. Jakobi 2 Tartu. Vaatame, mis on Vikipeedia pildipangas olemas.
tulevad pildid, millest mõni sobiks meile. Näiteks see Tartu Ülikooli vana keemiahoone ja vajutaksime kasuta seda pilti. Teine võimalus on üles laadida enda tehtud pilt. See pilt peab olema kindlasti teie enda looming. Lohistate faili või valite faili. Kinnitate, et see on teie enda looming ja laadite üles Wikipeedia pildipanka. Lisate pildile pealkirja, näiteks Jakobi 2, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. Kirjeldust on kindlasti vaja, kuid kategooriat mitte. Salvestate ja pilt on Wikipeedia pildipanka kõigile kasutamiseks üles laetud. Vajutame kasuta seda pilti ja kirjutame pildi allkirja konkreetse artikli jaoks. Lisa. Üks võimalus on lisada veel infokast. Infokastid on eriti isikuartiklite juures. Infokastis on enamasti pilt, sünniaeg, surmaaeg ja nii edasi, olenevalt sellest, mis on inimese amet. Kui te vajutaksite lisa, mall, infokast, persoon, siis tulevad lüngad, mis tuleks täita persooni artikli puhul. Valite ise, mida täita, näiteks sünniaeg ja sünnikoht. Ma võiksin lisada ülikooli infokasti, aga üldiselt instituudi artiklitel ei ole infokaste juures. Nii et mina vajutan avalda lehekülg. Resümeesse ei pea midagi kirjutama. Avalda lehekülg. Ning nüüd võib igaüks seda artiklit Wikipeedias täiendada ja muuta. Just kui teie ise saate kõiki Wikipeedia artikleid ise pikemaks kirjutada või parandada. Kirjutage nüüd oma aine teemal üks artikkel, üksi või rühmas. Õpetaja võib teema ette anda või valite Wikipeedia soovitud artiklid ja leiategi Wikipeedia soovitud artiklite loendi. Nii aitate kaasa eesti keele jätkusuutlikkusele ja referaat ei jää vaid sahtlisse.